Igal aastal saab Eestis insuldi 4000 inimest. See on ootamatu ja raske haigus, mille tagajärjed on tõsised ja muudavad nii patsiendi kui tema lähedaste elu. Ligikaudu 20% insulti haigestunutest sureb ja 30% jääb sõltuma kõrvalisest abist. Insuldi raviteekonnal puutub patsient kokku paljude spetsialistidega, neuroloogist ja taastusravimeeskonnast, perearsti, pereõe ja sotsiaaltöötajani. Akuutravi vahetult pärast insulti on tõhus, kuid edasine raviteekond võib olla killustunud ja keeruline. Et insuldist taastumine muutuks patsiendi kesksemaks ja terviklikumaks, on Tervisekassa loonud insuldipatsiendi raviteekonna, tänu millele tõuseb omakorda inimese insuldijärgne elukvaliteet. Insuldi juhtprojekti raames töötati välja uus raviteekond ja standard, mida hakati alates 2025. aastast rakendama kõigis insuldiüksustega haiglates. Standardi alusel loodi üle-eestilised ühtsed patsiendikäsitluse praktikad. Nii saavad patsiendid võimalikult sujuvalt ühest ravietapist teise liikuda. Raviteekonna osapooled on kokku leppinud rollijaotuse, ehk kes, kus, mida ja kuidas teeb ning kuidas patsiendi ravi edasi läheb. Kui insuldipatsienti ootab ees raskem taastumise teekond, toetab teda ja tema lähedasi insuldikoordinaator, kes aitab korraldada liikumist järgmistesse ravietappidesse. Uue ravistandardi toel on raviteekond sujuvam ja inimesed saavad õigel ajal vajalikku abi. Terviklikum raviteekond, parem elukvaliteet.